tere! Täna oleme tulnud tripile, Eesti tripile. Naudime ilusat loodust, looduse rohelust, kauneid lehti, puulehti. These great fields are stretching, taking me oh so far. These great fields are stretching, this van is stretching oh so far. This drive's taking my girl, and it's so hard. Had a melody, songbird, sing back my love. Jalutuskäik enne õhtusööki, tõmbin energiast tühjaks. Hents tegi siin korralikku contenti. Pepu on märg, ütleme nii. Täna teeme siis grillfrelli. Väike sibul. Natukene soola. Silitage. Ja viimaseks rahvalemmik. Majonees. Majoneesi. Tilli. Küttekolle, voodiase, puud, et öösel peale visata. Ilmselt ei hakka külm, või noh, loodab. Esimene tripiöö tehtud. Magasime Kerliniga siin majas. Suht soe oli, aga ma pidin mingi 4 korda öösel tuld tiimima alla. Need vennad magasid telkides. Oli ka vist suht soe. Aga jah. Oli soe telgis või? Sitaks soe oli telgis. Tiimi kerge hommikusöögi ja vaatab edasi, mis saab. Tõmbab kiirelt autoaknad ka puhtaks ära. Tanklas juba all. Juhtid ja raha ei ole, et autot pestes peab sellega läbi ajama. Esimesel tripipäeval vennad läks auto katki. Parandavad siin. Autol on see EGR klapp katki või noh, vahet see juba ära ka. tuleb.
Tulime Laitse raadiojaama Max Kaife koht. Seal on mingid eramaa sildid küll, aga sai lihtsalt värava lahti. Videovalve. Max Kaife koht. Eramaa sildid värava küljes, mingi videovalve ka, värav on lahti. Aga normilt suur oli see asi ja mingi pilte ja videokontenti teha seal. Seal on vaatamist küll, tasub tulla. Teise öö veetsime siin Peraküla rannas, telkimisala. Oleks teinud rohkem kontit, aga mul mõlemad akud tühjad. Seda praegu veel on, see vilgub, see kohe tühi. Teenane plaan on siis, et tõmbab Keilasse 2 tundi Statoilis laab akusid ja siis vaatab edasi. Laadisin Olerexis akud täis, tulime siia Manniku karjääri. Max Kaife koht, need künkad, mingid teisel planeedil oleks. Algul läksime sinna, mis seal pool on, seal alguses nii-öelda. Seal kuskil, aga nad on siuksed nii ära tallatud. Siin tagapool on palju ilusamad hetkel veel. Sai siin pilte tehtud ja jalad on full liivad ees. Oleme nüüd tripiga jõudnud Kostivere karstialale. Mingi siuke kivine place, selline Max Kaife. Jälle nagu mingi välismaal oleks kuskil legit. Soovitan tulla.
siia tulla, siis peab tulema mingi üle mingite, ma ei tea, mis loomad need olid, mitte lehmad, aga mingid suuremad, üle nende karjamaa. Aga jah, neid vennad ei puutu. Soovitan tulla. Selline nagu pealt vaatad on nagu mingi karjamaa ja siis on siuksed nurgad. Siuke mingi kivine värk. Pidime 2 ööse tripi tegema, 3-päevase. Nüüd on järsku tekkinud 1 öö juurde. Mingi Harjumaalt saime kell 8 leekima. Siis jõudsime siia Tartu, jõudsime 10, 11 või midagi, 10 ja tulime Pangudile. Teeme ühe siin. Läheb teeb kerge supluse, tõseb selle päevasiigi maha ja ilmselt palju contenti ei tee, aku ei tee jälle kohe. Iga kord tanklas käinud, olen laadinud. Vaatab palju saab. Selline meie trip sai siis. Plaanipärase 2 öö asemel sai 3 ööd, siis 4 päeva põhimõtteliselt. Esimene öö olime Laiksaare metsaonnis, mis on Pärnu juures. Me magasime Kerliniga seal metsaonnis, päris hea metsaonn on, kannatab magada küll. Siis teine öö olime Peraküla telkimisalal Nõva rannas. Too on kuskil Haapsalu ja Tallinna vahelist. Ja 3. öö olime Pangodi järve ääres. Too oli Palumägede lõkke koht. Too oli ka päris ilus koht. Ja siis need suuremad place'id, kus me käisime. Esimene oli siis see Laitse raadiojaam, see suur mahajäetud maja. Siis käisime Männiku karjääris. Seal oli, me ei saanud algul aru, kust sisse minna. Google Mapsist enam vaatasime. Ei ole Tallinna inimestest neid gramme ei teadnud. Lõpuks saime kuidagi. Ja siis Kostivere karstiala. Too oli ka äge koht. Soovitan minna. Tepp. Päris äge trip sai. Palju sai maha sõidetud ja ilm oli õnneks ilusal. Kartsime külmemat, aga oli isegi suht okei. Viimane öö isegi oli vist kõige külmem. Järgmiste tripideni.